Tšau kõikidele veevalajatele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis maid poolitav nädal on siin toomas veevalajatele. Mis on siin tulemas veevalajatele? Ja üks kaart lõpetusse ja ei ole seda ühte kaarti lõpetusse vaja, sest ma nägin siit ära, et siin all on tegelikult need kõik vajalikud kaardid olemas. Muidugi nüüd esimese kaardina annan kohe veevalajatele välja mõõkade 6 kaardi. Ja mõõkade 6 räägib alati uutest algustest, aga samas ta on siuke nagu raskust ületamise ja nagu seljatamise kaart. Ja natukene mõõgad on siuksed kurjemad kaardid või ta räägib natukene nagu negatiivsest suhtumisest. Et tegelikult mõõkade 6 ütleb, et te peaksite positiivsemalt suhtuma enda olukorda. Et olgu mis on, siis tegelikult olukord võiks olla palju hullem ja tegelikult raskused on juba nagu ületatud või selja taga. Et ei tasu siin nagu liigselt kõvasti mingitest negatiivsetest mineviku mälestustest kinni hoida, et pigem tasub õppida enda vigadest ja liikuda edasi. Muidugi nüüd teise kaardina mõõkadest rääkides on siin kohe välja anda ka veel mõõkade kuningas. Ja see kaart nüüd kindlasti võib olla teie enda energia, samas see on siuke meesenergia kaart, enamus vaatajad on nagu naisterahvad, samas meesenergiat võib olla nii meesterahval kui naisterahval, eks ju, eriti kui need naisterahvad on sellised inimesed, kes tegelevad mingite karjääride ja siukeste asjadega, eks ju. Et mõõkade kuningas on kindlasti siuke hästi sihikindel inimene, aus, õiglane, muidugi hästi terava taibuga, mõõkadega ka kindlasti hea suhtleja, aga mõõkade kuningas on siis ka võib-olla siuke hästi otsekohese ütlemisega, et väga paljudele see ei pruugi sobida. Samas ta on siuke ennast kehtestav, eks ju, et kui te tunnete ennast selles energias ära, siis see on teie energia, võite te selle energia saavutada, aga kindlasti väga paljude jaoks võib see hoopis olla siuke lähedase inimese, austaja või mingi partneri siuke nagu energiakaart. Aga peaks selle inimesega siis mingi suhtlus arenema või midagi taolist. Nüüd aga, mis me siit järgmisena anname välja? Anname esimese rea viimaseks kaardiks veevalajale välja ka tornikaardi. Tornikaart on nüüd siuke huvitav, eks ju, et õnneks meil on siin mõõkade 6 alguses väljas, mis rääkis uutest algustest ja raskuste seljatamisest, sest tornikaart on siuke nagu ootamatu kiire sündmuse kaart ja ta mõnikord võib tähendada nagu maailma kokkuvarisemist. Aga kuna mõõkade 6 on sinna alguses olemas, siis tähendab seda, et võib-olla juba minevikus oli natukene seal siuke mingi kokkuvarisemine, eks ju. Samas, kui te olete hetkel mingis negatiivses olukorras, siis tornikaart võib tähendada, et väga järsku võib ka see olukord nagu läbi saada. Et tornikaart ei pea alati tähendama halba, tornikaart lihtsalt ütleb, et toimub mingi kiire muutus teie elus ja te peaksite lihtsalt olema valmis nagu tegutsema. Nüüd aga teise rea juurde minnes on siin kohe esimese kaardina veevalajale välja anda kohtukaart. Ja kohtukaart on tegelikult tõdede kaart. Avastuste tegemine, selgusele jõudmine, spirituaalne ärkamine, siis põhimõtteliselt te võite hakata tajuma asju teistmoodi, intuitsioon võib paraneda, võivad tekkida ka mingid spirituaalsed võimed või midagi taolist, et siin võimalusi on selle kaardiga palju, aga just see nagu avastused ja selgusele jõudmine, eks ju, sest kohtukaart ütleb, et tänu mingitele selgustele või tõdedele saab siin keegi lahti lasta mingist negatiivsest mineviku kogemusest, sündmusest, inimesest või hirmust, eks ju. Ja võib-olla sellepärast hoopis ongi siin esimese rea lõpus see tornikaart ka, et väga järsku võib siis teie olukorda tulla see mingi selgus või mingi lahendus selles teatud olukorda, kus te olete ja läbi selle saate te siis liikuda positiivselt nagu edasi. Ja eelviimase kaardina on siin veevalajal väljas ka Hierofanti kaart. Ja Hierofanti kaart on siis tegelikult siuke nagu spirituaalse abielu kaart. Ja see kaart räägib hästi suurtest ja tugevatest liitudest. Et mulle endale meeldib nagu öelda, et see on siuke natukene nagu lepinguliste liitude kaart, et abielu on, eks ju, teed lepingu ja siis nii-öelda töölepingud on ka ikkagi olemas. Et siin võivad ka mingid tööolukorrad olla, aga Hierofant kindlasti ütleb, et siin veevalajatel on võimalik siis sõlmida hästi tugevaid sidemeid või liite või suhteid, et valikuvõimalust siin peaks nagu tekkima või kas just valikuvõimalust, aga sest siin üleval on ainult üks kuningas, aga igal juhul on võimalik hästi tugevaid liite siin luua. Ja see võib ka olla mingi siuke tööalane asi just selle töölepinguga ka, eriti just sellepärast, et see viimane kaart, mis mul siin käes on, viimase kaardina on veevalajale välja anda tähekaart.
ja tähekaart räägib siis meeletust potentsiaalist. Noh, täht ehk siis inglise keeles nagu staar, eks ju. Staar tähendab niisugust tuntust või kuulsust, et keegi põhimõtteliselt võib siin nagu kuulsaks ka saada, see võib juhtuda väga järsku selle tornikaardiga ja on siin võimalik siis nagu areneda, see on niisugune universumi pooldamise ja kaitsekaart ja tähekaart siis alati põhimõtteliselt ütleb, et kui te ise tegutsete ja panete aega ja energiat mingitesse olukordadesse, kus te tahate näha arenguid, siis nendes olukordades need arengud peaksid teil ka toimuma. Et igal juhul tasub siin nagu võidelda ja pingutada edasi nende olukordade nimel, sest noh, tõesti tähekaardil on meeletult suur potentsiaal ja tähekaart on natukene sihuke kaart ka, mis ütleb, et siis inimene on tulnud läbi elu, läbi mingite raskuste, aga lõpptulemusena ta jõuab siis hästi külluslikku või siuksesse viljakasse energiasse, kus on tal võimalik siis hästi palju saavutada. Kuna siin on ees see hierofant ka, siis erinevates suhetes on siis ilmselt väga palju võimalik teil saavutada. Veevalajad. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.